Tere! Arvutitark alustab. Tere! Räägime taas infotehnoloogia maailma uudistest ning ühtlasi lähemalt ka virtuaalrahast Bitcoinist. Seda siis Rootsi Piraadipartei ühe asutaja Rick Falkfingeriga. Läheme külla Savo gümnaasiumisse tutvuma filmiõppega. Ja Tõnisel on plaanis valmis ehitada üks soodne mänguri arvuti. Seda siis ühe vaataja soovil. Nüüd aga alustame Bitcoinsi teemal. Sellest räägiti ka möödunud nädalal Tallinnas aset leidnud ADEA IT-konverentsil, kus ühtlasi pandi väga palju rõhku arvutikasutaja turvalisusele. Nädalapäevad tagasi aset leidnud IT-konverentsil ADEA Action sai ülevaate Eesti IT-turu trendidest ning kesksel kohal oli arvutikasutajate turvalisus. Väliskülaliste seas oli oodatult suure tähelepanu all skandaalse kuulsusega Rootsi Piraadipartei asutaja Rick Falkfinger, kes rääkis küberrahast Bitcoin ning sellest, kuidas see meid mõjutab. Oma esinemise alguses tõi Falkfinger välja tema hinnangul lubamatult aegunud andmepakettide standardid meie finantsmaailmas, rõhutades, et pangad kasutavad selles valdkonnas siiani tehnoloogiat, mis sai välja töötatud pea pool sajandit tagasi. Are still running transactions using 1960s technology. They're processing transactions in batch files, essentially the same technology that was used on punch cards. Tema hinnangul on Bitcoinsil tulevikku igati võimsa finantsvahendina, samas on seal ka piisavalt ohte, mida tuleb arvestada. Oh, there are a lot of dangers about Bitcoin. My message is about how decentralized management can just run circles around established organizations and how new Bitcoin businesses are taking these methods of management in order to disrupt not just businesses, but governments. And if you look at dangers, that depends entirely on where you're coming from. If you're defending something old that, frankly, isn't able to compete anymore, obviously you'll feel discomfort as new innovative upstarts are providing a better service. Today's banks are using 1960s era technology. They're still processing batch files of transactions. The first time you transfer the value of a cup of coffee to a friend in India or New Zealand on a Sunday with no fees being paid, they have the money instantly and nobody was able to see or seize the transaction. It feels like you just jumped 40 years into the future. This is going to kill the banking business, and it's going to do so very, very swiftly, and it's going to outcompete them on their own services, and they deserve being outcompeted. Erinevalt paljudest rahaühikutest ei tugine e-raha Bitcoin usaldusele ühegi keskse asutuse vastu. Selle asemel kasutab Bitcoin hajutatud andmebaasi, mis talletab bitimüntide kuuluvuse ning mille pidamisse on kaasatud kõik Bitcoini võrgustikus olevad arvutid. Kuna aadressid ei ole isikustatud ja on hetkega loodavad suurtes kogustes, on võimalik sularahale omane anonüümsus. The success of Bitcoin is going to come from a purely commercial advantage of using it. If you can cut credit card companies out of the loop, you can save maybe 3-4% on every transaction. And that is the thin profit margin on today's, say, electronics retail stores. If you can go to a retail store and ask if they want to double their profit margin, of course they'll jump at the opportunity. And this is the opportunity that Bitcoin provides. So Bitcoin will outcompete credit card companies from a purely commercial standpoint. And we are getting all of this disruptions to society as a pure bonus. We live in very, very disruptive times and very exciting times. And how do you see a future of Bitcoins? Bitcoin is still a very nascent technology. It's still very much in its infancy. You can compare it to the internet before the web arrived. It has not yet has its breakthrough moment. Like the internet had the web, like file sharing had Napster, like video streaming had YouTube. That breakthrough is still at some point in the future. But when that hits, we are going to see a low-friction economy where innovative upstarts can start not by filing a lot of paperwork with governments, but where you can start a business at the click of a button, like it should have been 10 years ago. But how important is for you to spread your message? Oh, it's absolutely. I'm both
interested, and I feel very privileged to be at a conference like this and talk about this message. I usually see things a little time ahead of other people, since this is what I do for a living. I analyze trends, I try to see patterns. And seeing what Bitcoin can do opens so many doors that the more minds you tease with all the opportunities that this opens, the faster the future will arrive. And I want to tease the minds of entrepreneurs, future entrepreneurs, as how much you can do, how little permission you need, how small resources you need to change the entire world, a world that's just around the corner. And the opportunities are boundless. I love this. Would you like to suggest for me as a final consumer to know more about and use Bitcoin? Bitcoin is definitely the future. I mean, if you're looking at what the trends are right now, Bitcoin is tip of the spear stuff. It's where the venture capital goes, it's where the hot entrepreneurs go, it's where a lot of innovation is taking place. As an end user, if you're into Bitcoin, well, for one thing, it's risen in value from $2 per Bitcoin in December 2011 to about $350 per Bitcoin today. And that is quite some appreciation. Now, you shouldn't go into Bitcoin because as an investment instrument. I don't think you should do that, even if it's stellar as an investment instrument, or has been. The reason you should go into Bitcoin is because you can buy things cheaper using Bitcoin, because you can circumvent the credit card fees. Of course there are winners, but there are also losers. Of course there are losers. There are losers in any disruptive shift. When electricity arrived to households in the 1920s, the largest industry in most cities were the ice carriers, people who carried ice to households. An entire industry was made obsolete overnight. But I don't see anybody regretting that and wanting to go back to a time without household refrigerators. Seekordne IT-konverents üldiselt oli suures osas pühendatud arvutikasutaja turvalisuse tagamisele. AT Actionit me korraldame juba 6. korda ja on hea tõdeda, et see, mida me teeme, on vajalik ja õige. Et iga aastaga aina rohkem on külastajad ja see tähendab seda, et need teemad, mida me pakume täna siin AT Actionil, on huvitavad ja leidnud oma kuulajaid. Et teemadest lühidalt ütlen, et me proovime panna kokku AT Actioni kava selliselt, et eri arusaami, näiteks ka sellisest terminitest nagu turvalisus, mobiilsus, big data, et neid samu arusaami lahata erinevad külgedest. Tänane suurim, ütleme niimoodi, huvipakutavam teema on ka see turvalisus. Et nagu näitas enne AT Actionit me küsisime oma partnerite käest ja osalejate käest, mis on need IT-trendid ja mille peale nad mõtlevad täna. Ja sealt selgelt tuli välja, et IT-turvalisus on see teema, mis pakub täna muret. Ja ma nõustun sellega, sest see on nii palju aspekte, mille peale tuleb mõelda, füüsiline säilitamine, siis andmete kaitsmine, siis võõraste silmade eest ja nii edasi. Muidugi meil on kõikidel teemadel oma sessioonid olemas, aga sellest, kuidas lõppkasutaja peaks kaitsma lihtvahenditega, kas või ekraani parooli lukuga oma nutiseadmeid ja kuidas seda, et täna on probleem ja seda ei tehta, et ka sellest meil täna räägib Kalev Pihl oma projektist Nutikaitse 2017. Kellel on SIM-kaardi pinkood või siis tõstavad kõik käed. Mõtlen, mida te üldse olete oma paroolid see on läbi sama, et 90% teist oma paroolid. Ja need üle 10% need sulle tõenäoliselt on eilisi kliendid, mis saab paroolid. Ja nii ongi, see on nagu valdav, see on uudis. Ja sa saad, ma arvan, et kõik see tõsise protsendi Eesti telefonidest, SIM-kaartidest, võtta tema telefonid välja, panna oma telefoni ja
helistada, eks ole. No selles mõttes on see hea, et kui sul juhtub oma telefoni oma kadunud, kui sa silmkaarti võtsid ja näiteks helistas, see võib suvalise juurde. Aga see on see tarkus, eks ole, et seda võiks teada, eks ole, et ka silmkaardi paluda vahetus. Inimesed jällegi kujutavad, et see põhiline värk, mida läheks keegi tahab telefoni sisse saada. Ei ole keskmine inimene täna, kes telefoni tahab su telefoni arvet suurendada. Mitte 1-2 korda, vaid 10-20 korda. Eelmine kord tutvustasime Saue gümnaasiumi laiahaardelist ettevõtmist, 3D printeri ja laserpingi kasutamist õppeprotsessis. Täna uudistame ka seda, kuidas Saue gümnaasiumis filme tehakse. Saue gümnaasiumis on multimeedia ja infotehnoloogia õpe kõrgelt hinnas ning tulemusedki muljet avaldavad. Saue gümnaasiumis jagatakse ka audiovisuaalse kunstialast õpet. See õpetus juba toimub 2005. aastast ja meil on Saue gümnaasiumis on olemas algklasside meediaring, on põhikooli ja gümnaasiumi. Algklassid teevad maailma muinasjutud, praegu on mitu erinevat maailma muinasjutud, nad ise mängivad, nagu näitleja moodi proovivad iseendas ja samas me paneme kokku, ma aitan nendele kokku panna selle video. Ja on olemas ka põhikoolirühm, nad teevad muusikavideod, lühireportaažid teevad ja muusikavideotega väga ilusad muusikavideod nendel välja tuleb. Ja gümnaasiumid noored juba teevad lühifilmi. Sügisesel ajal toimub siin juba traditsiooniks saanud Saue kooli populaarne filmifestival. Sel aastal tuleb novembrikuus, 13. novembril kell 15.20 ja siia on kutsutud kõik noored, et näidata oma filmi, ja see oli nii keeruline, nüüd on see maailm muutus väga lihtsamaks, et nad võivad panna oma lühivideo YouTube'i ja saada ainult linki meile ja siis on linkis me tõmbame ja näitame selle videot kõigile nooretele huvilistele. Samas on meil on suurepärane žürii. Esimese filmifestivalil oli minu õpetaja Rein Maran žüriis, järgmise filmifestivalil oli Jüri Mutika, et see tuleva filmifestivalis me kutsume ka filmitegijad žüriis esimeheks, et meil on iga aastal on väga põnevad ja huvitavad filmid ja mul väga meeldib see, et noortele on väga meeldib seda asja teha ja meil on korralik tehnika on olemas, sest on praegu noored tahavad ikkagi kasutada hea korraliku tehnika, kaasaegne tehnika ja see võimalus meil on olemas. Kaamerad meil on olemas, HD kaamerad on, meil on suur poluprof videokaamera on olemas, millega me teeme videot tunnis ja meil on olemas ka väiksed Sony kaamerad, mida nad saavad lainetada koju. Ja nad reedel võtavad kaasa, laupäeval, pühapäeval filmivad ja esmaspäeval toovad seda tagasi koos oma väike videoga. Ja siis on nädala jooksul ma juba nendele õpetan, kuidas seda videot kokku panna. Alguses ma ei alusta kohe kaamerast. Me teeme mängu moodi, näiteks see maailma muinasjutus, nad püüavad iseennast nagu näitlejaks. Et nad on noored näitlejad, mängivad muinasjutu roolid ja nendest võib olla 2-3 õpilas, kes on väga huvitatud. Ta tuleb mulle õppima montaaži, õpetan videomontaaži, sest ta on väga keeruline ikkagi. Aga juba põhikoolis juba, et läheb juba teoreetiline pool. Me räägime kompositsioonist, me räägime ka dramaturgia aluses, režiist räägime ja siis on, kui nad jõuavad juba gümnaasiumis, siis ma juba räägin produtsenti aluses, mismoodi saada toetus selleks, et kui noor inimene tahab teha oma filmi ja mismoodi seda toetus saab taotleda. See on juba gümnaasiumis, siis on, et nad saavad ise ka filmi teha ja kui nad juba teavad, et kui palju see film maksab, siis nad saavad taotleda endale väike raha, mille eest nad saavad oma filmi teha.
praegu on noortel on väga levinud, nad kasutavad Sony Vegas, et gümnaasiumi noored kasutavad Sony Vegas ja sellega monteerivad kokku, aga näiteks põhikooli nooredele see on natukene keeruline, siis nendele ma pakun väga lihtsam programm, näiteks Pinnacle Studiot. Ja siis on õpetan Pinnacliga, aga nad edasi arenevad ja muidugi, kui on juba nad oskavad need Pinnacle Sony Vegas hakkama, siis nad hakkavad kasutama juba Adobe Premiere'i, Elite Media Prod ja saavad ka kasutada Final Cut'i või Avid montaaži, see on juba lõpupoolt, aga tuleb alustada mingi väikses asjast ja siis ma arvan, et kõige esimene see teadmised montaažist ma võin nendele õpetada. Põhikoolile väga palju aitan, sest põhikoolidel on see väga raske, aga gümnaasiumi noored juba nad saavad ise hakkama, sest mõned noored on isegi nii targad, et isegi targemaks kui mina, et nad lähevad juba arenevad, need on kogu aeg vaatavad internetist, mis on uued programmid, mis tulevad ja nad väga haritud. Ja järgmine lugu peaks huvi pakkuma kõikidele arvutimängu sõpradele, sest Tõniselt on plaanis valmis ehitada üks soodne mänguri arvuti. Seda ühe meie vaataja soovil. Kui tegemist on soodsa arvutiga, kas see tähendab automaatselt ka, et järeleandmisi tuleb teha kvaliteedis? Seda kindlasti mitte. Rääkisime oma tehnikuga, leppisime kokku, valisime jupid ja tuli väga hea mänguri arvuti, täiesti hea hinnaga. Ja nüüd kohe lähemalt, kuidas see siis valmis? Tere, Ilja! Tere, Tõnis! Oleme siis tulnud siia, et vaadata odava mänguri arvuti komplekte. Mis sul siis meile valmis pandud on? No meil on kaks variandit. Esimene on AMD ja teine on Intel. Ehk siis saab valida. Nagu ma aru sain, siis üks on veidi kallim kui teine, et AMD oli odavam, jah? Ja täpselt, AMD oli natuke odavam ja Intel oli kallim. Ja põhipõhjuseks, nagu ma aru sain, oli siis graafikakaart, mis selle hinna kõrgemaks tõstis. Et AMD puhul siis, kus see graafik on? AMD-l on graafik integreeritud protsessorile. Ehk siis, kui me võtame kaks variandit, mis on Inteli oma, Intelis on ka integreeritud graafikakaart, aga AMD-l on natuke kiirem, ehk siis saab kasutada mängu arvutis. Ja nüüd räägi lähemalt meile AMD komplektist natuke. Meil on AMD protsessor, ta on 4-tuoline. Ehk siis meil on ASIO oma emaplaat ja 2-gigane mälud. Veel meil on olemas kooritoitikas, mis kindlasti sobib, kui me kasutame integreeritud graafikakaardi. Ja veel meil eraldi jahti. Ta on natuke parem kui stock jahti. Ja siis meil on olemas sobiva korpus, mis kindlasti sobib. Ta on väiksem ja jahtub päris hästi. Nii, ja siis on kõrval Inteli komplekt, et seal me kasutame siis sama korpust, aga mis on siis erinev AMD komplektist? Testid näitavad, et Intel on natuke kiirem, aga kui me paneme kõik need arvutid kokku, siis me kindlasti saame teada. Teine asi, et siin on komponendid natuke kallim, näiteks natuke võimsam toitekas ja eraldi graafikakaart on ka olemas, mis saab kasutada mängu arvutis. Meil on kaks erinevat protsessorit kõrvuti, et miks me võtsime need ja teine asi kindlasti huvitaks, et miks Inteli komplekti puhul ainult 4 giga mälu? Kui me kasutame AMD protsessorile, meil on vaja 8-gigane mälu, selle pärast siin on integreeritud graafikakaart on olemas. Aga Intelis meil on eraldi graafikakaart võetud ja talle ei ole vaja nii palju mälu. Selle pärast me valisime 4-gigane ja ta on natuke odavam kui 8-gigane komplekt. AMD komplektis on eraldi jahuti, kas Intelis siis seda üldse ei ole vaja? No Intelil põhimõtteliselt ei ole vaja, sest nendel stock jahti on natuke parem kui AMD-l on. AMD ka jahutab, aga kui protsessor läheb natuke kuumaks, siis stock jahutil on suured pööred ja sa hakkad kuluma seda. Ja selle pärast me valisime eraldi jahuti, mis meie arvates sobib siia. Ja toiteplokid on meil siis
Inteli jaoks ma sain aru, et võtsime võimsama toiteploki. Täpselt. Ja me võtsime seda, sellepärast meil on eraldi graafikakaart on olemas, aga AMD-l on jälle integreeritud graafikakaart ja tal ei ole vaja nii palju voolu, mis näiteks tahab Intel ja eraldi võetud graafikakaart. Aga kindlasti saaks ju AMD-le lisaks graafikakaardi hiljem panna. Ja muidugi saab. Hiljem saab valida endale parema graafikakaardi ja tulevikus nagunii on vaja toiteblokki vahetada. Mõlemas komplektis oli 500 gigane kõvaketas, et seda saab ju kindlasti hiljem juurde, kui vaja on. No muidugi, kui klient tulevikus tahab seda, ta saab osta endale näiteks 1-terane kõvaketta või SSD ja saab lisa panna. Ja kas sa arvad, et Inteli jaoks hiljem oleks vaja mälu juurde panna? Kas 4 giga väheks ei jää? No tänaseks põhimõtteliselt ei ole vaja rohkem kui 4 gigane, aga kui klient tahab rohkem, aga tavaliselt kõik tahavad rohkem, siis ta võib osta endale lisamälu. Ja nagu me nägime, sai meie arvuti nüüd peaaegu valmis juba, et enne oli siin mingisugune juhtmete pusa, et mis sa siin vahepeal tegid sellega? Kablimajandus oli tehtud, kõik kaablid on ilusti pandud ja see oli tehtud selle pärast, kui näiteks teil kaablid kõik on lahti ja ventilaatorid üldse ei jahta arvutikomponendid. Kui kõik kaablid on ilusti kokku pandud, siis arvuti jahtab ennast. Et kaablid takistavad siis õhu liikumist korpuse sees? Jah, ta takistab ja siis nagu te teate, meie arvuti töötavad nagu tolmuimejad, siis palju tolmu tuleb. Et võib-olla tuleks ka vahest puhastada tolmust arvutit? No muidugi üks kord aastas nagu nii on vaja arvuti puhastada. Ja nüüd saabki meie arvuti kohe valmis, nagu ma aru saan? Jah, meie arvuti on valmis. Ma panen viimane detaali siia. Meie mänguriarvuti sai valmis, aga kui palju see lõpuks siis ikkagi maksma läks? See AMD arvuti maksab 350 €. Ja meil oli siin ka enne teine komplekt, et see oli vist kallim, nagu ma aru sain. Jah, ta maksab 450 €. Nii et lisagraafikakaart ikkagi tõstab hinda päris palju. No muidugi põhimõtteliselt kõige kallim komponent on graafikakaart. Soodsa hinnaga arvuti on nüüd valmis ja kas nüüd võib öelda, et panete selle müüki? Kindlasti leiate selle lähiajal meie poest müügis. Meie jätkame aga uudiste rubriigiga, ehk siis arvutimaailma uudised. Google tutvustas ideed modulaarsest telefonist nimega Projekt Ara. Kasutaja saab valida sobiva suurusega ekraani ja sinna juurde lisada kõik muu vajaliku. See tähendab, et kasutaja saab valida, kui suurt andmemahtu, millist graafikakaarti, kaamerat, Wi-Fit või akumahtu ta soovib. Sellega saab kasutaja ühtlasi määrata ka telefoni hinna. Lisaks on hiljem võimalik telefon täiesti ringi ehitada. Google ei ole kahjuks väljalaske-aega täpsustanud. Meie saade hakkabki läbi saama, aga üks oluline asi on veel tegemata, ehk siis vaatajamängu võitja loosimine. Eelmises saates esitatud küsimus oli, Tõnis, milline? Mitu Assassin's Creed'i mängu versiooni on välja tulnud uuema generatsiooni konsoolidele ja õige vastus on 2. Nii, need, kes sellele küsimusele õigesti vastasid, nende nimed on meil nüüd siin selles loosivaasis. Ja selle mängu võitis Indrek Sein. Palju õnne teile ja võitjaga võtame kindlasti ühendust. Tänaseks on saade aga läbi saamas, kui teil on ettepanekuid või küsimusi, siis kirjutage ikka aadressile tv@arvutitark.ee. Just nii. Aitäh teile täna vaatamast ja kohtumiseni. Kohtumiseni.